relvad laadida. Käisime täna 2 väekaitsekaatriga laskmas. Laskeharjutus lasime pardarelvast Browning ja 2 kergekuulipildujast MG3. Kokku lasime siis Browningust 2000 lasku ja MG3-st 1000 kaatri kohta. Ilmastik oli üsna tõre, -8, aga üldiselt kõik muu sujus hästi. Välja arvatud siis sihtmärgi väljavõtmine, mille me pidime siis pukseerima Naissaare varju ja sealt saime ta peale võtta alles. Aga üldiselt läks hästi. Ja meeskonna professionaalsus on hea, me hoiame seda üleval treenides, harjutame kai ääres seistes, ehk siis praegusel hetkel laskmiste käigus ei tekkinud inimtekkelisi vigu, väga rahul, meeskond on väga heal tasemel. Milleks sellised laskmised üldse vajalikud on, et neid rutiinselt teha? Nagu kõik laskmised, sa pead hoidma taset üleval, et kui mingisugune olukord peal on, et siis on meeskond tasemel. RVS ehk siis Remote Weapon System on siis kaugjuhitav relvasüsteem sisse ehitatud gürostabilisaatoriga, mis hoiab ennast ise sihtmärgil. Laseriga mõõdad kauguse, teeb ise ballistika, ehk siis ta on ülimalt täpne relv ja tänu sellele näiteks täna 800 meetri pealt ühe sihtmärgi hävitasime esimeste valangutega. Ehk siis sellega on raske mööda lasta. Et on väga, väga heal tasemel relv. Meil ei ole ümber parda reilinguid, me saame selle seest opereerida, meil on sellega turvaline ja väekaitsekaatril ongi operaatorid sees põhiliselt, et siis väljas on ainult siis kergekuulipilduja mehed, kes on ahtritekil, et siis meie siis raske kuulipilduja Browningu juhtimine käib sillast ja sellepärast ongi meil see RVS kõige parem variant.